Tere tulemast kuulama podcasti Inspireerivad raamatud. Mina olen saatejuht Triin Sooäär ning Inspireerivad raamatud valmib Euroopa Komisjoni poolt läbiviidav Euroopa noorteaasta tegevuste teel, mida Eestis on eest vedamas Haridus- ja Noorteamet ehk Arno ja samuti noorteinfoportaal Teeviit, mille kohta saad rohkem teada teeviit.ee. Aga täna on huvitav öelda, et meil on selle hooaja viimane Inspireerivate raamatute episoodi salvestamine ja teemaks on seekord mina ise, ehk siis me võtame võib-olla kokku kõik varasemad episoodid ja minu vastas istub üks väga inspireeriv noor tütarlaps, kes on tudeng Tartu Ülikoolis, aga samas veab juba eest oma enda organisatsiooni ja tuli just täna Soomest või tähendab öösel. Aga tere, Laura-Sofia, kuidas sa ennast iseloomustaksid? Tere, Triin. Esiteks ütlen ära suur aitäh kutsumast. Nii vinge on jälgida sinu tegemisi ja näha sinu arengut läbi aastate, kui sa oled käinud ka noorteüritustele, kus me oleme kohtunud. Et see on nii vinge, et sa sellist podcasti eest vead ja kõigepealt ma tänan selle ära. Aitäh. Aga liikudes siis sinu küsimuse juurde, et kuidas ma tunnen ennast. Tead, tunnen ennast päris hästi. Elu on ikka suurte käänakutega, see ei ole sirge tee, aga vastupidi, isegi kui sa tunned, et sotsiaalmeedias mõni ütleb, et on sirge tee see, või sulle tundub niimoodi, tegelikult keegi otseselt alati ei ütle, aga et sa jätad selle pildi endale ja oled selles mullis, et tegelikkuses meil kõigil on siuksed omad raskused, omad verstapostid, et ma tunnen, et elu on väga positiivne praegu ja mul on nii hea meel selle üle. Suurepärane ja sa õpid ju Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni. Kuidas on esimeste kuude muljed siiani? Ütlen ausalt, kursus on imeline, et hästi toredad inimesed, hästi mitmekülgsed ja samal ajal ma näen, et on pigem sellised hästi, kuidas öelda, väljend chillid, et ma kasutaksin seda väljendit, sest et see kirjeldab paremini ära, et on hästi kuidagi nagu mingil määral avara silmaringiga, et ma tunnen, et pigem on tore kursus, et ma üldse ei viriseks selle üle. Ja tegelikult õppejõud on ka väga-väga toredad, et vahepeal mulle endale jääb mulje justkui, aga see on jällegi, et mulle endale jääb mulje, et nagu mingisugused vaated on nagu ülistatumad või mingisugune silmaring või mingisugune mõttemall on kindlam, aga samal ajal see tuletabki mulle meelde, et on okei omada iseenda vaateid erinevatele teemadele. Üks tuntud kirjanik Oscar Wilde on ju samamoodi öelnud, et ole sina ise, kõik teised on juba võetud. Et kui see just kui ühiskonnas rohkem juurutuks, ma arvan, et igaüks julgeks olla tema ise ka rohkem ja sellega haakuda. Tõsiselt tabav tsitaat ikka. Oscar Wilde teadis, millest ta rääkis, et arvestades tema enda lugu ja seda, kuidas ta ise proovis kuidagi tulla maailmale välja iseendana, et see on raske. Et see iseendaks jäämine on minu arvates selline kõige olulisem. Ma tean, et seda korrutatakse, et jää iseendaks või et ära mingi võrdle ennast teistega, aga sa ikka teed seda sellepärast, et meie ühiskond, see kapitalistlik ühiskond on lihtsalt kahjuks niimoodi üles ehitatud, et kui sa tahad tööturule astuda, siis sul on see konkurents ja paratamatult me peame võrdlema ennast teistega, aga siin ongi see vahe, et okei, ühest otsast sa võrdled enda nagu kulgemist teistega, aga samal ajal on oluline ikkagist seada need iseenda eesmärgid, kuhu sina tahad jõuda ja just nagu võrreldagi enda eelnevaid aastaid ja analüüsida neid põhjalikult, et minu arvates see on tõesti suurim võti iseenda nagu avamisele, et kuidas sa avad ennast inimesena iseendale justkui, sest et kui tihti juhtub seda, et sa kuidagi, sul tekib see hetk, kus sa mõtled, et kas ma üldse tunnen või tean enam, kes ma olen. See võib tekkida, see ei pruugi olla pikaajaline tunne kas või, et see on täiesti erinevalt inimestele, aga see võib olla selline hetk, kus sa tunned, et see kõik, mida ma teen, seal ei ole enam mõtet, et miks ma just seda teen, et see segadusse sattumine, et selles
selle segaduse lahendamiseks on ainus viis ja see on see, et sa vaatad tagasi oma lapsepõlve, sa vaatad tagasi oma eelnevatele aastatele, oma reaktsioonidele ja mõtled, miks või kuidas see kõik juhtunud on. Ülihea, et sa tood selle nurga alt välja, sellepärast et tihti ka kui öeldakse, et jää iseendaks, tekib alati see küsimusega, et kuidas. Et just see nipp ka oma eesmärke seada. Aga kui me jõudsime siin juba iseendaks jäämise juurde ja teisalt selleni, mida on väga austatud kirjanik Vaild avaldanud, siis Laura, kuidas sinu öökapile jõuavad erinevad raamatute teosed, sest et ilmselgelt sa loed, sa oled isegi oma loomingut käinud esitamas presidendi lossi ees. Nii et kuidas see teekond tavaliselt on raamatutel? Tead, mul on kohe piinlik, ma olen kutsutud siia podcasti rääkima raamatutest, aga ma ei ole kõige eeskujulikum lugeja kahjuks. Võib-olla ma olen, aga et see on siuke alateadvuslikum, et kui ma võtan, ma läheksin siin tagasi algklassidesse, loomulikult sa loed kohustuslikku kirjandust. Aga loomulikult mul on alati olnud see lihtsalt see teadmiste huvi ja uudishimu, et ma tunnen, et ma ei ole kunagi nagu võtnud eesmärgiks, et ma loen läbi teoseid, aga ma olen igast asjast võtnud nagu midagi, et mul tuli näiteks, ma oletame, et uurid sugupuud või mõtled nagu oma vanavanemate pärast, et nagu ma tahan korra võtan mingi raamat Hiiumaast või selle ajaloost, et natuke lappad seda läbi või mul on eriti hea näide selle kohta, et kui oli vahepeal see sajandi armastus ja SM kõik ka Kanal 2, et ütleme, et mina olin suur fänn, olen siiani, ma arvan, me oleme ammu vaadanud, aga see tekitas tohutu nagu isegi keegi, kui see on nagu lavastatud pooleldi või see on lavastatud pooleldi ja peale, et see on pigem ikka nagu see ei ole tõsieluline otseselt, et siis see tekitas suure huvi minus Ottomanide impeeriumi vastu ja ma lugesin ajalooraamatuid sellest ja et ütleme, et ajalugu on põhiline olnud alati, aga samal ajal ma olen tundnud, et ma vajan seda luulesüsti, seda ilukirjanduslikku süsti, et on oluline hoida laiane, et kui ma tegelesin teatriga, tead tol hetkel, kui ma tegelesin, alati ongi see, et kui sul tekib võib-olla mingisugune raks mingi inimesega või nii edasi, et see natukene seab varjundit sellele, mida sa tegid, aga ma tegelikult ei seaks kunagi varjundit sellele, et kui väga ma teatrit armastan. Et näiteringis eksperiment käisin, see oli Viimsi koolis ja siis siiani tegelikult tegutseb veel vist, ma olen midagi kuulnud, et ikka on olemas veel, et tegelikult siiski, mida me tegime ja mida nad siiani teevad, tegelikult on väga-väga lahe ja see avas sellise Anton Tšehhovi maailma ja ma lugesin Tšehhovi nagu mul on vist põhimõtteliselt nagu pooled näidendid, ma arvan, läbi lugenud. Wow. No see huvi, et siis sellest mul tekkis huvi minna Inglismaale teatrikursusele, 9. klassis läksin üksi, ütleme, et alguses küll ütled ise endale, et mis asja on ja lähed üksi Inglismaale, aga et mis see nüüd nii hull ole, ma ütlesin ise endale seda, aga tegelikult kui ikka jõudsin, ma ikka nutsin, et ma ikka, see üksildus ei ole ikka tore, aga ma tegin seal sõpru ka, kes mul siiani on, et osaliselt need sõbrad nüüd ongi tegelikult, nad olid ka Hollywoodi näitlejate lapsed on sealt osad, et see on naljakas, kui nagu mingil määral väike maailm on, et seal on need nagu ühenduspunktid olemas, iseasi on, kas ma midagi nendega teen, aga ma ütlen, et seal ka samamoodi sai rääkida, see kursus oligi sellest, et Inglismaa teatri ajalugu alates ma isegi ütleks 10. sajandist ja peale, et kuidas see nagu läbi aegade tegelikult teater, et kunagi teatriametit näiteks keskajal ei austatud, see oli narride amet nii-öelda, aga nüüd ikkagist on see väga austusväärne, et see näitab, et sul on lai silmaring, need tunded, mida sa sinna paned, et see teater ei ole ainult see, et ma imiteerin kedagi, vaid see karakter peab siiski tulema sinu iseenda seest. Et Eesti näitlejad ja Eesti teater on ikkagist südames kõige suurem. Aga siiski rääkides nüüd sellest kindlamatest mõndadest raamatutest, mul on üks kaasas siin ka. Üks hästi äge kaas on sellel kusjuures. On ja see on, eks see ongi, et meistriks saamise saladused. Anders Erikson ja Robert Pooli poolt ja tegelikult ma pean ütlema, et see ei ole minu enda leitud raamat ega midagi, et mul naabrinaine Sirje Mõttus, kes on ka Eesti Muusika- ja Tantsuakadeemias õppejõud,
ütles, et Laura, sina peaksid seda kindlasti lugema, et see on tegelikult tema raamat, ma laenan seda praegu. Aga ma avasin selle ja ma olen tegelikult, ma ei ole liiga palju lugema, ma olen sihuke 45 lehekülge sees, aga mis ma juba olen sellest õppinud, et tuletab mulle nii hästi meelde kõiki neid, et ise nagu seda, et noh, ütleme, et mul on alati olnud huvi kõige vastu kuidagi, spordiala, ma olen tegelenud nii palju erinevate spordialadega, akrobaatika, tantsimine, tennis, ujumine, kergejõustik. Ja ma võiks ausalt kõigega tegeleda, kui mul oleks seda jõudu lihtsalt füüsilist ja vaimset jõudu, aga kõigega ikka ei jõua need. Et siin oli väga hästi selles raamatus oli ära toodud, et see tavaline õppemeetod on see, et kui sa näiteks oletame kõige relevantsem, meieealistel on see autojuhi lubade värk, et kui sa lõpetad gümnaasiumi, täpselt. Et see on see, et sa õpid ära midagi, sellepärast ja noh, algus on raske, aga sa õpid ära, aga sa pingutad, et see miinimum ära teha, noh, et sa üritad selle põhilise verstaposti ära läbida. Ja siis pärast seda, kui sa saad need loed kätte, tegelikkuses sa enam ei arene edasi. Sa ei saa tegelikult öelda, et 10 aastat sõitnud autojuht on liialt palju parem kui see, kes ülimalt palju pingutas ja sai just oma loed kätte. Ma ühes kohas, ma arvan nüüd võib-olla see raamatus ka avaneb, aga et noh, praktika on ju teine asi, et 10 aastat sõitnud juhil on rohkem praktikat. Aga kui me räägime ükskõik mis ametist, õpetajast, arstist, siis tegelikult kõige värskemad teadmised on siis, kui sa oled just need õppinud. Et arstina ka ma usun, kui sa ei harjuta ja sa ei uuri, et siis ikka mingid asjad nagu lähevad ju ähmasemaks kindla peale, et tegelikkuses see on väga huvitav siin olnud, et noh, siin raamatus tehti eksperiment, et mitu järjestikust numbrit suudad meelde, et siin üks Stephen Falloon oli ta nimi, suutis jätta meelde üle 40 numbri nagu korraga öeldes ära, et talle loetakse ette ja siis ta loeb edasi, noh, räägib, et ja tegelikult enne seda oli tõestatud, et kusagil, et suudetakse süke kuni maksimum mingi 27 või 30, võin eksida numbritega, aga et ei saadud lähedale, milles see nagu erinevus seisneski, see sama mees, kes seda eksperimenti läbis, tegelikkus ongi väga võistlusvõimeline, ta võtab kõiki ka lühiajalisi eesmärke ülima ambitsiooni ja tungiga, need võimalikult maksimumilt ära teha. Et ta oli ka maratoni jooks ja kõik see, et ta teab, mis on vastupidavus ja mis see tähendab endast. Ja noh, tead, see tuletab mulle meelde, minul selle ikka korrapärasusega elus on palju probleeme olnud, ma ei ole olnud mingi mudelõpilane või noh, ma ütleme, et põhikoolis ikka ma lõpetasin ikka enamjaolt 5-ga ja tegin eksamit põhimõtteliselt 100%, tegingi 100%-le ka, aga et pärast seda ikka gümnaasiumis ma nagu unustasin õppimise ära. Et noh, kui mul olen siiani tegelikult tegelen depressiooniga, et siis see tekitab sellist nagu korrapäratust su ellu, et kui ma olen nagu seda, noh, see depressioon on nii erinevaid vorme võtnud ja noh, selle tulekulugu on omajagu, aga see just nagu näitabki seda vahepeal, et noh, et kui tänulik ma tegelikult ikka olen, et ma olen ikka siin ja noh, see on siuke, kuidas öelda natuke klišee, ma ei näe, et vastupidi, vahepeal tembeldatakse hästi tihti on ja depressioonis olnud ohvriteks. Ma ei näe, et see oleks kuidagi nagu, ma lihtsalt ütlen, et see on see mentaalne olek. See ei ole kuidagi ohver või et kui ma sellest räägin, et ma otsin sümpaatiat, ma arvan, et lihtsalt sümpaatia andmine on küll normaalne asi, me kõik teeme seda, et ma arvan, et see ei ole mingisugune eraldi tähelepanu otsimine, nagu seda vahepeal tembeldatakse, et vastupidi, minu arvates on vinge, kui rohkem noori jagavad seda, et sellel on väga erinevad asjad, et kõige hullem on siis, kui ikka tuleb see viimane etapp ära, kus sul on füüsiline valu ja sa mõtled, milles see on. Et noh, rääkides õppimisest, et kui sul on gümnaasiumi ajal see on kohutav, sa nagu miski lihtsalt nii häirib sind, et sa isegi ei mõtle sellele nii väga, sa teed puusalt, et mis siis see su elu võimalustega teeb. Et aga ma tahan siiski nagu rõhutada, et see ongi nagu etapiti, et sa jälle kogud seda hoogu, sa kogud seda jõudu, et sa pead seda aega maha võtma
ja mõned asjad käest natukeseks ajaks laskma. Noh, see ei ole võib-olla ideaalne nipp, aga see tähendab seda, et sa siiski nagu proovid kuidagi tagasi tulla iseendaga, et see iseenda prioritiseerimine selles osas, et noh, ma ütlen ausalt, kui sa oled depressioonis, sul võib-olla tekibki see, et sind ei huvita mitte miski, sa ei viitsi ennast korras enam hoida. Noh, see on nagu, need on sellised nagu põhilised asjad tegelikkuses. Et ma ütlen ausalt, tuleb tegelikult nagu iseenda nagu noh, meie keeles ütleme self-care. Ja enesest hoolitseda. Enesehoolitsus on ju. Et sa tee näomaski ja ma ütlen ausalt, ole poiss või tüdruk, tee näomaski, kui sul seda vaja on. Või nagu pane mingisugust külma, hoia kusagil, et miski, mis nagu ergutab su nahka või et nagu tuleb mõelda sellistele asjadele tegelikkuses. Ülihea, et sa selle sisse tood, sest kuigi me salvestame seda hetkel novembris, kus on käimas ka meeste vaimse tervise kuu, siis ka see nii-öelda depressiooni teema kui selline, et tihtipeale arvatakse, et kohe, kui inimene on seda kogenud, et siis teda tuleb kuidagi teistmoodi kohelda ja kõik see, aga tegelikult on see, et pigem aidata tal naasta selle tavapärase justkui elu juurde. No kui me ei hakka nüüd filosofeerima, mis on tavapärane elu, aga tegelikult ka see, et aktsepteerida seda ja tihti on inimestel vaja lihtsalt kedagi, kes neid kuulaks. Absoluutselt. Et üks asi on see kuulamise aspekt on ju, et mul alati nagu, ma ütlen ausalt, et kõige raskem asi on ise aru saada, et sa oled depressioonis. See nagu tõsiselt ka sa näed neid tunnuseid, aga sa ei tunnista seda endale, sa nagu mõnes mõttes lased edasi ja siis sa nagu, sul hästi palju tekib seda süütunnet. Miks ma magasin jälle või et sul tekib see, et sa ei saa magada öösiti, siis sa magad sisse või et sa ei ärka äratuskelladele, see tekib nagu, see ei pruugi olla ainult nagu depressioonist, mõne inimesel võib see muust ka olla, aga see võib see tavaliselt depressiooni see tunnus ongi see, et see segab su elurütmi ja su elurütm mingil määral enam ei sobi, ta kuidagi annab ka kehale märku. Ma ei ole selles mõttes spetsialist ainult iseenda kogemuse põhjal, et ja see, milline on kellegi kogemus, et see on kindlasti erinev, et rääkideski sellest vaimsest tervist vastupidi, ilmselgelt see, kuidas ühiskond on üles ehitatud ja see, et depressioon ainult tekib nii paljudel inimestel ja just praegu ongi, ma arvan, see, et me oleme teadlikumad kui kunagi varem. Meil kõigil on, meile räägitakse kogu aeg, et okei, unista kõrgelt, unista palju, aga mõnel inimesel võib ka tekkida see, et ta mõtleb, et oota, ma pean unistama nüüd nii kõrgelt ja palju, et kas ma olen siis nagu, mõnel on nagu raskem see tunne, et kas ma olen siis tavapärane või et mida see tavapärane tähendab, et depressiooni allikaid võib olla nii palju erinevaid, et ma arvan, minul võib see kombineeruda väga-väga paljudest erinevatest asjadest. Et vastupidi, et ma ütlen ausalt, kuulamine on oluline, aga tegelikkuses see tegelemine depressiooniga on siiski komplekssem, et mulle väga palju nagu, ma olen nii tänulik inimestele, kes on läbi aastate öelnud mulle, et ma olen alati olemas, tule rääkima, aga depressiooniga tegelikkuses kaasneb siis isoleerimine, et sul ei teki tahet minna rääkima. See on tegelikkuses tõsiasi, et kõige efektiivsem viis on võtta see inimene kõrvale. Tegelikult ta enda võib-olla selle tolleaegse soovi vastu. Aga raske on seda ära tunda, et see ei ole tegelikult lihtne teema, sest et mulle ka nagu sõbrannad ütlesid kogu aeg, Laura, sa oled nii nukker. Kas sul on, võib-olla on sul äkki depressioon? Ma eitasin seda aastaid. Ja see väljendus nagu alkoholismi ja muude asjade nagu, et ma ei tea, kas ma saan ennast, ma arvan, et ma ei taha ennast nimetada alkohoolikuks mingi ajajärgul. Veel mitte, aga et mingil ajajärgul on ja, aga see oli, ütleme, mehhanism tegelemaks selle vaimse valuga, mida ma tundsin. Jah, ma olin tollel hetkel 16, kus ma nagu igapäevaselt jõin. Ja see oli see viis, kuidas ma funktsioneerisin. Ma ütlengi, et siin ei olegi nagu süüdistamist ega midagi, et vastupidi, vahepeal hakatakse otsima siis, et kes on siis süüdi, et sellel lapsel on depressioon või. Sa ei saa tegelikult niimoodi teha seda, sellepärast, et inimesed tulevad erinevatest taustadest. Küll mõnel on täiesti ongi selline perekond, et umbes,
ma ei tea, isa joob rahad maha, peksab on ju, või vastupidi, ema teeb on ju neid samu asju, et ja suudab olla täiesti okei kõigega. Et see on täiesti, ma ütleks, meie kõigi valulävi on erinev, et see, mis see tekitab, on pigem väga, väga sügavalt vaimne. Sa ei saa kohe neid need välised tegurid mõjutavad tugevalt, aga ma olen ka näinud inimesi, kes on nii nagu tugevad minu silmis ja nagu ja vastupidi, nad kuidagi ütlevadki, et nagu nad on täiesti okeid iseendaga selles osas. Aga ma ütleks ka ausalt, et tuleb ka nagu aktsepteerida nõrk olemist aeg-ajalt. Et ma olen iseendale nagu öelnudki, et ma arvan, et see ei ole häbiasi rääkida neist asjadest, et loomulikult mõni päev on parem, teine halvem, et see ei ole nagu, kuidas öelda, mul võib täna olla ekstreemselt hea tuju ja järgmine päev ma võin tunda, mis on kõige mõte, ma ei oska selgitada, kuidas või miks see niimoodi on. Aga lõpetan selle kuulamise punkti veel siiski ära, et see on hästi oluline, pange kõrva taha tegelikult, et kui sa tunned, et sul mingisugused sümptomid on iseenda sees, siis ma ütlen ausalt, kui palju sa teiste inimestega ei räägi või räägid, ainus inimene, kes saab sind sellest välja aidata, oled sina ise. Mitte keegi selles mõttes ei saa anda sulle neid lahendusi, mida sa otsid iseendaga. Et tegelikult ainus viis sellest välja tulemiseks on iseendaga suur töö. Ja see töö alustamine on kõige keerulisem osa. Et saada aru, et mis ma siis valesti teen või miks ma selline olen. Aga jah. Kui sa vastamist alustasid, sa tõid välja selle, et sul on piinlik, et sa võib-olla ei loe nii palju ja sa oled raamatute podcastis, aga tegelikult sa oled ainuõige inimene esmalt rääkima sellel mina ise teemal, mul hakkad visarad vaikselt silma tulevad, see oli kuidagi nii ehe ja päris. Aga teisalt on see, et näiteks ka üks eelmine külaline kirjutas ennem, kui ta tuli, et tead, et ma väga raamatuid ei loe, ma loen artikleid. Et tegelikult need raamatud on justkui inimesed ise, kui nad räägivad oma lugu ja see, mis sinna kaante vahele alati saab, on ju ka inimeste lugu alati. Mis meil peas tiirleb, ta võib isegi ju teadusena on ikkagi see kõik lugu. Nii et selles mõttes justkui oleks praegu ühe raamatu kiirkorras läbi lugenud ja see ehedus seal taga oli kuidagi selline hästi hea, impulsiivselt hea. Oluline ongi, et inimesed mõistaksid pigem. Sa ei pea tundma, et sa samastud üleüldse. Ma arvan üleüldse väga tihti inimesed valivad selle mullis olemise. Ja ma arvan, et sa võid seda teha ja tegelikult ma ise ka aeg-ajalt, mul on tore seda teha, aga tuleb ikkagist, kui sa tahad ühiskonda ühendada, sa pead neid kõiki vaatepunkte kuidagi mõtlema läbi, aga et miks siis mõni inimene mõtleb hoopis niimoodi või et miks mõni inimene väga kiiresti tahab radikaliseeruda mingite teemade osas, et see on kõik sellepärast, et me oleme inimesed ja me võtame kõike isiklikult. Ja isiklikult võttes on väga palju viise, kuidas mingisugust loogikat kasutada. Et ma loodangi, et teie, kes te kuulate seda podcasti, pange ise enda ümber inimese tähele, aga mitte selle punktiga, et te peate kohe jooksma nende juurde ja ütlema, et oi, ma tunnen siin või midagi sellist, et ütleme neile, et oi, et kuidas sul läheb ja nii edasi, sa ei pea seda tegema, aga proovi olla nagu rohkem ärkvel, et saada aru, millal võib asi minna halvemaks sellel inimesel. Et hoida pigem inimesi enda ümber, et see kogukonna tunne on hästi oluline. Just, ja ka see, et sa tunned, et keegi on sul alati kõrval olemas ja selle pinnalt edasi minna. Sa tõid välja selle ühiskonna justkui ühendamise ja ühte justkui ka kultuuriruumi toomise ja kui nüüd natuke sellelt teemalt edasi minna, siis praegu oled sa oma elus jõudnud etappi,
kus ma ütlen ausalt, ma polnud nii sisuliselt head kodulehte ammu näinud, kui on angnotet.eu praegu. Et millega te tegelete ja kus see üldse alguse sai tegelikult ja miks ma selle teemaga praegu sisse sõidan on lihtsalt see, et tegelikult inimesed, kes me oleme ka kas siis arvutiekraanide taga või saame kokku, meil kõigil ongi omad lood, aga kuidas selle pealt ehitada midagi suurt edasi? Ütlen ausalt, et eks alles elu veel näitab, kuidas midagi suuremaks teha või mitte, aga võin küll minna täiesti sinna alguspunkti, et noh, et kuidas siis Infosõlm alguses sai, Infosõlm meedia ehk ka Angnoted Media, et me üritame rahvusvahelisemaks seda nime teha, et lihtsalt siis see noh, ikkagist see suurem pilt on see, et ühendada kõik noored ühele platvormile siiski, mitte ainult Eesti noored, et noh, me alustasime samamoodi podcastina, saan siin ikka tooksin nimena ära Adel Müürsepp, siiani nagu tõsiselt äge inimene. Me olime koos, tegime väitlustiimi, aasta oli 2020 ja mõtlesime, et või noh, tegelikult see naljakas lugu, kuidas see sündis, nagu ma ütlen, nende ideede asjadega on alati see, et nagu lihtsalt tean, et ma sõitsin auto sõe sünnipäevale, ta oli mingi 4. sünnipäev vist või? Loodan, ma puusse ei paneks piinlik. Ta sai 4-aastaseks vist. Fun story vahepeal, mu õde käib juba 3. klassis ja siis ma küsisin talt, et no kuidas lasteaias siis läheb. Kui on nooremad õed, siis need vanused lähevad liiga ruttu. Ei, ta sai 6-seks nüüd oktoobris samamoodi, et nad on nii armsad. Täiesti, see jälle tuletab meelde, nagu et sa oled ise nüüd nii vana, aga et need väiksed lapsed on see nagu, et sa pead vastutust võtma tegelikult kõige eest, mida sa teed, et nemad nagu tuletavad meelde seda. Aga et noh, ja siis see idee nagu lihtsalt tuli mulle pähe ja siis ma helistasin koheselt Adelile, et kuule, teeme podcasti. Ma tulen sul nüüd külla. Ja ta lihtsalt ütles selle peale, et davai. Ja ma läksin talle külla, me tegime koos logo ära, me mõtlesime kohe, et davai, kes võiks esimene külalile olla ja nagu mõtlesime natuke, mis see kontseptsioon on. Ja see on pigem, see sündiski lõbust. Ma ütlen ausalt, et nagu ükskõik, mida sa elus teed, see peab tegelikkuses olema su jaoks lõbus ka. Loomulikult mõni ütleb, et see on privileeg, et su töö on lõbus ja nii edasi, et on inimesi, kes ei saa seda valida. Eks ütleme, et paratamatult neil inimestel on ka õigus. Olenebki lihtsalt, kus kohas sa oma eluga oled, mis võimalustest sa oled kinni haaranud, millest mitte. Aga kui ma olen täiesti aus, siis noh, nii pessimistlikku vaadet loomulikult elul on kohutav omada, et noh, tegelikult neid võimalusi ja eriti tegelikult meie riigis on see infrastruktuur tehtud nii hästi. Ja ma ütleks ausalt, okei, neid võimalusi on hästi palju noortel, aga kui sa oled ka vanem inimene, tegelikult sa lihtsalt peadki jälle astuma välja sinna areenile ja tegema tööd selle nimel, et noh, ma arvan, ega elu ei saagi olla see, ega midagi ei ulatata sulle kätte. Et ma arvan, see on see kõige suurem õppetund, mille ma olen elus saanud, et noh, ütlen ausalt, et loomulikult on mingisugused tutvused läbi pere olnud, mis on aidanud, aga siiski ma ütlen, et ma arvan, nendeni oleksin jõudnud ka niisama, et sa pead lihtsalt olema selline eesmärgi kindel ja kindla konkreetsus. Ma ütlen ausalt, eriti tüdrukud, olge konkreetsed selles osas, mida te tahate elult ja mida te tahate teha. Sa ei pea teadma, mida sa üleni elult tahad, ega minagi ei tea, ma lihtsalt teen. Ja tee sinagi, on ju, aga et noh, ole enesekindel selles osas lihtsalt, et sa tead vähemalt, mis su väärtused on. Sa ei pea muudes asjades enesekindel olema, aga lihtsalt, et need mingid kõikumatud väärtused. Aga okei, idee tekkis on ja tegime podcasti. Ja siis me tegime seda natuke vajus vahepeal ära, tegime jälle vajus ära, kuna noh, me tegime seda täiesti nagu oma nii-öelda kapitali eest, mis meil on, ütleks ausalt siis, et taskuraha eest, vanemate taskuraha eest, et see oli siuke pigem lõbus. Ja siis ma ikka mõtlesin, et aga noh, siin on nagu midagi, et nagu noortele, kes on andnud väga palju positiivset tagasisidet, et nad tegelikult tahaksid ju nagu veel näha või noh,
noh, see ei ole see, et okei, et noh, vahepeal mingisugused company CEO-d ütlevad, et ma teen seda sellepärast, et mu tarbijad taha, no see ei ole päris niimoodi. See ei ole tavaliselt nii, aga on hea, kui see nii on. Noh, et ütleme, et ei, nagu loomulikult on ka iseenda see suur sihuke huvi asjal juures, et aga samas ka nii äge on näha, kui teistel inimestel lähevad silmad särama millestki, mida sa oled nagu alustanud. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, aga et tuleb edasi teha, aga noh, kõige raskem asi on see, et ega üksi sa ju, noh, sa võid neid asju teha üksi, aga see on nagu keeruline ja pluss see ei ole nii lõbus. Vaat see on see minu number 1 punkt isegi, see keerulisus on siuke nagu okei, saab hakkama, ma ütleks, et kõik on tehtav. Aga just nagu see üksi tegemise juures, see ei ole lihtsalt nii tore enam. Sa tahad siiski neid mälestusi teiste inimestega, et me olime näiteks pooleni üleval, tegime seda või et mulle telliga seda oli. Kui me tegime Eesti välisministeeriumiga koostööd, nad kutsusid Eesti taasiseseisvumis 30. aastapäeva puhul tegema intervjuud, et see oli ka siuke lõbus, läime ennast natuke üles või noh, nagu siuke tore. Mälestus on ju, et siis oligi, et number 1, et leida endale siis keegi, kes mõtleb sarnaselt ja toob midagi lauale. Ja siis ma kohe vaatasin tagasi, et kui ma käisin Mudel-Euroopa Parlamendi sessioonil aastal 2018 Hispaanias, ma olin 15, et siis oli Maksim Vassin, kes on mul praegu ka ikkagist väga tugev partner, et tema on praegu peatoimetaja siis andnoted.eu-l ja ta elab Londonis ja õpib seal hetkel, aga temaga ma alustasin siis koos MTÜ-d. Lihtsalt alustasime, me olime kui davai, teeme ära ja siis oli ka natuke seisakut, sest siis oli nagu mõte, et okei, aga noh, et mis siis nagu see suurem eesmärk oleks, et okei, me teame, et me tahame nagu noori tuua platvormile, me tahame nende mõtteid nagu koondada, me tahame samamoodi rääkida rohkem siukesest noore vaatepunktist asju ka. Et kuidas siis see teostusprotsess on, et ideid on alati palju, aga kuidas sa teed ära. Ja noh, siis oligi see, et alguses Maksim tõi ka UK-st, ehk siis UK-st sisse, ehk siis Ühendkuningriigist, Suurbritanniast mitu inimest, aga lihtsalt lõpuks tekkiski see, et kui sul on see kontakt väga kauge, nad on küll väga toredad poisid olid, aga noh, mul natukene tekkis see tunne, et nagu üksi sealt tüdrukuna olla 3 poisiga, noh, see ei ole nagu see värk, et see on, ma ütlen ausalt, oluline on see visioon hoida ikka sellena, kuidas seda nägid, et kui miski hakkab seda mõjutama ja sa tunned, et see ei ole õige, teed peavad minema mingil määral lahku ja seda juhtus. Aga siis samal ajal ma tõime sisse Eliise Kuusi, Emma Kruusmäe, Sandra Tammuri, Regina Lebertmann ja nad on väga toredad neiud. Et kui ma käisin just ühel Balti-Ukraina foorumil ka, seal oli üks Harvardi lõpetanud naine ja ta vaataski seda, seal me rääkisime ka andnoted.eu-st. Ja ta ütleski, et number 1 asi on see, et alati on, et see ei ole nagu halvaga, et ma seda ütlen nüüd, aga et hallid vanamehed on ja kes räägivad sulle välispoliitikast ja poliitikast, midagi ei ole häda, neil on ekspertiisi on ja loomulikult väga tore. Aga lihtsalt vaata, kui sa kogu aeg vaatad neid välispoliitika uudiseid ja neid artikleid, see muutub nagu halliks massiks, sa tunned juba, et see kõik on juba teada, see on juba nagu jutt kordub ja vaatepunktid korduvad. Igav hakkab lihtsalt, et ütleme, et see ongi juhtunud minu arvates Eesti meediamaastikul, et ma tegelikult pean tunnistama, et ma ei loe enam nii palju Eesti välisuudiseid ja kuigi Ukraina kajastus on loomulikult väga hea, mida nad teevad ja kõik, aga lihtsalt selle punktiga, et see on hästi ükslõiseks muutunud. Et loomulikult on inimesi, kes minuga ei nõustu ja see on täiesti okei, aga lihtsalt minu argument siin puhul ongi tekkinud see, et noh, kui on näiteks ka erinevad uudiste või need saated välispoliitikast, et jälle samad näod on ja jälle ütleme, et kui sama inimene kogu aeg jagab seda iseenda perspektiivi, siis juhtubki see, et lihtsalt, et need vaatepunktid korduvad. Ja nüüd, milline on meie mudel? Kuidas me sellest erineme, et ega mina ka, ma kujutan ette, et kui ma oleks samas olukorras käin ka rääkimas välispoliitikast, ega loomulikult minu vaatepunktid ka korduvad on ja, aga see ei ole meie, me ei tee seda päris, et see veebile heitamine on teine lugu, et ma võin selle juurde ka kohe jõuda, aga
et oluline, me mõtlesimegi, olekski see, et selleks, et see mudel oleks jätkusuutlik, tuleb mõelda selle peale, et okei, kuidas siis võimalikult palju noori saada kaasa rääkima, et siis ongi, et kutsume neid hoopiski saatma ideid, artikleid kirjutame, et meie pigem siis selles väikses 6 tiimis oleks hoopiski see, et meil on need toimetajad ja meil on pigem tuleb see faktikontroll ja see, et me pigem nagu kutsume noori ise rääkima, aga meie parandame nende artikli ära, teeme selle kui see oleneb artiklist, võib-olla mõni on teinud perfektselt, siis me ei pea midagi tegema, aga et põhimõte igatahes on siiski see, et las noored saadavad, meie tegeleme sellega ja me paneme need üles oma veebilehele. Et tegelikult on ideega võtta need samad ideed, mida me hakkame nüüd ka varsti tegema, et me panemegi plaane nüüd täpsemalt paika, hakata tootma TikTok sisu sellest, minna kohe noorteni, et sellest samast, et ja siis ongi, et kui tahad rohkem lugeda, lähed loed seda artiklit ja samal ajal teine noor saab kajastust ja autor ei tasu selle eest, et ei ole seda, et me oleme ainult eksklusiivne mingi kõige parematele ekspertidele või mul vahepeal tunne lihtsalt seda on meedias nii palju, isegi teised noorte väljaanded on tekitanud natuke seda eksklusiivsust. Just selles osas, et oi, kui see pole piisavalt hästi kirjutatud, kuigi võib-olla idee on äge, siis me ei võta seda vastu. Et mina ei nõustu. Kui ei ole hästi kirjutatud, siis tuleb ka tegeleda just selle noorega, et natukene aidata teda või minu arvates see mõte on siiski et noor tunneks, et tema ideed ka loevad, et kui ma ise olen ka artikleid kirjutanud meediasse, et mul on igasuguseid kogemusi olnud, mul on kõige parem positiivsem kogemus oli Eesti Ekspressist Kadri Karroga, et Kadri, ma ei tea, kus sa kunagi kuuled seda podcasti, aga ma olen su suur fänn. Ta oli tõsiselt tore ja kaasav ja praegu ikka vahepeal olen küsinud küsimusi just mingite artikli tiraaži tähemärkide osas. No ausalt hästi abivalmis ja hästi toetav ja selline, kuidas öelda, annab täpselt seda tuge, mida vajad, et isegi kui miski on natukene alguses nihu, siis ta ei tee siin maha, aga ta aitab siin sul ennast parandada, et see on see minu arvates, milline võiks olla ideaalis üks ajakirjanik ja üks inimene tegelikkuses. Et minu arvates ei ole tegu otseselt niimoodi võistlusega, vaid kui sa tahad, et ühiskond oleks paremini meelestatud, sa pead kõiki mingil määral kuulda võtma. Et sa ei saa öelda, et see pole piisav või sa saad seda teha, aga lõpuks see tekitab trotsi selles ühes inimeses, sealt algab radikaliseerumine mingil määral. Võib juhtuda nii. Et jah, aga veebilehest rääkides on jah. No meil läks algus nihu ka. See on tavaline. Et läks ka raha raisku natukene, et ei ole midagi teha, aga väga paljugi ongi see, et tegelikult tuleb ise teada, mida sa täpselt tahad, et nüüd see praegune veebileht ongi ise disainitud, et lihtsalt igaks juhuks, et aga praegu, kes selle tegi, ka suur shout out ka talle, väga äge töö, et tema on andnud väga palju head kriitikat, öelnud, mis on mõttetu, mis mitte, et mul on igast ideid olnud, et ma olen väga tänulik sellest, ütles, et see on täiesti mõttetu asi, ärme raiska sellele aega, ärme palun raiska aega sellele, et tegelikult see on oluline, see kriitika vastuvõtmise aspekt, et mulle väga meeldib, kui on väga palju seda, et kuule, see on pigem mõttetu, et siis see tuleb nii palju parem, et eks praegunegi veebileht on ja ta on küll valmis, nüüd et ta on nüüd töökorras, aga kindlasti seal on ka väga palju arenguruumi, et ega arenemine ei lõppe ära, kui nüüd miski on rohkem töökorras. Et oluline ongi, et see kasutajasõbralikkus ja et seda silmas pidades, aga eks ikka ma õpetasin iseendale, olen õpetanud Elementary programmid selgeks ja WordPressid ja asjad ja et tegelikult ja ma oskan natukene mingisugust keelt ka igas, aga see on siuke algeline, et mul on praegu üks teine projekt ka käsil, kus ma proovin ise praegu veebilehte teha, et eks vaatame, kuidas see läheb. Mega äge ja nii tore kuulda, et see kõik on just nagu sa ise ka välja tõid järjest arenemas. Ja kahjuks või õnneks on niimoodi, et meie hooaja viimane episood peab tõmbama otsakesed kokku. Ja. Aga Laura, ma küsiksin lõpetuseks sinu käest ühe soovituse noortele, kes välisuudiseid tahaksid lugeda ja võib-olla on juba sattunud ka teie portaali, et kui konstruktiivse kriitikaga peaks ja analüüsivõimega seda kõike lugema?
täiesti ausalt, võta alati kõike niimoodi, et sa pead suutma ja endale selgeks tegema selle, mis on fakt ja mis on arvamus. Ma arvan, et see on alati kõige olulisem asi, sellepärast, et artikkel võib põhineda mingisugusel faktil, aga see arvamus sellest faktist on tuletatud õigete meetmetega ja õigete faktide abil. Et alati hoia kriitiline meelega, vastupidi minule meeldivad noored, kes küsivad palju küsimusi, aga ebamugavaid küsimusi, sest minu arvates need on alati võtis, et tuleb ise natuke rohkem pingutada mingi selgitustöö tegemisel ja kui me oleme Mudel-Euroopa Parlamendil näinud nii erinevaid noori, et minu arvates on alati äge, kui nad küsivadki vahepeal täiesti selliseid kriitilisi küsimusi, arutlevad, on ju, et see arutlemisvõime on vastupidi, ma ütleks, see on igal alal väga-väga oluline, kui sa oled arst, sa pead aru saama, ma arvan, sa kindlasti pead, see on hästi spetsiifiline, sa pead oskama kõiki neid teadmisi, et kõik, kes õpib praegu arstiteadust, olete väga vingad. Et mulle väga hea sõbranna, parim sõbranna õpib ka seda, et ma ikka näen, et tuleb ikka väga palju asju meelde jätta. Aga oluline ongi selle juures, et sa jätad väga palju asju meelde, et kui sa tulevikus tahad edasi arendada teadust, et siis peab juba see kooskõlas käima sellise analüüsiva teadusliku arutlemisvõimega, et ma arvan, arutlemisvõimeid on väga paljusid. Aga mis on oluline, ongi see, et kui sa ei tea, siis otsi informatsiooni ja informatsiooni otsimine on ju ka eraldi teadus, et sa võid sattuda igast allikat otsa, et võtta pigem alati neid, milles on kasvõi olnud sees keegi, kes on oma selle teaduse alaprofessionaal. Ja mitte nagu selles mõttes, et ta on lõpetanud ära eriala, vaid tal on see teadustöö ja see on viinud mingite järgmiste arusaamadeni, et ausalt öeldes, kuidas ma ise teen vahepeal, kui mingi teema huvitab, ava Wikipeedia. Wikipeediaga saad kõige parem ülevaate. Vahepeal räägitakse, kui jube asi see on, loomulikult teadustöös ma ei kasutaks, aga et see annab sükse, kuidas öelda, kiire ülevaate ja annab sulle sealt mingid, seal all on ju ka listitud need erinevad allikad, et mine uuri neist veel edasi, on ju, et ma ütlen ausalt, ole julge mõtlemise ja ütlemisega, kallis noor, et see on sinu hääl ja nii palju on olnud hetki ka minul elus, kus ma tunnen, et vahepeal nagu vaadatakse viltu, kui ma ütlen mingeid asju välja, mis tegelikkuses ma ütleks ausalt, et on ju tõesed, lihtsalt ebamugav, et see on okei. Las siis olla ebamugav, peaasi, et sa ütlesid välja selle. Just, ja midagi enda sisse kinni jätta ei ole mitte kunagi mõtet. Nii et suur aitäh sulle, Laura, et sa tulid ja jagasid ja mul oli tõesti selline tunne, just kui läks kiirkursusena täna mõne raamatu läbi lugenud, lausa mitu. Nii et aitäh sulle ja head kuulajad teilegi kaunist jõuluaega ja kõike muud head. Aitäh! Suur aitäh, kallis Triin, oli au! Samad sõnad.